Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Küba taas kord siin. Nagu me näeme, siis Kupi omad teevad autokooli sõitu. Ja Helen teeb samamoodi. Ma ei ole veel tema ametlikuks õpetajaks hakanud, aga eks ma vist varsti pean hakkama. Dexter läks ka kooli, kutsakooli. Dexter, istu. Istu. Kutsa oskab iskuda. Lamad oskab ta ka. Lama. See talle väga ei meeldi. Aga harjutame veel. Carol on ka kuskil koolist ilmselt tulnud ja nüüd on ta kuskil, ma ei tea kus kohas. Mis veel? Nagu te näete, siin on toiteblokk. Ja seal on kaktus. Ja seal on kaktus, mis õitseb. Fancy kaktus. Siin on tomatid. Üritame siis potis kasvatada see aasta, sest me ilmselt kuhugi mujal väga ei pane. Siin on terve assortii igasuguseid lilli. Paljud ei ole üles tulnud. Mõned ikkagi tulevad siit vaikselt. Siin on ka lilled, siin on salat. Siin on kassidele põhimõtteliselt lihtsalt rukki või kaera seemned kasvavad sellised. Siis siin oli, till oli siin. Siin on segulilled ja siin on ka lilled ja seal on ka natukene heina veel. Nii et jah, jänkud on jätkuvalt toas, aga varsti me viime välja. Puur tuleb sinna, aga mul puuri moment ei ole välja toodud. Puur on seal samas mäes, aga ma ei ole moment välja toonud. Siis, nagu te näete, kaamera on vahepeal väiksemaks jäänud. See on veits fancy kaamera, sellepärast et see on esiteks video kvaliteet on veits parem ja teiseks see on öövaatlusega, nii et ma näen siis kui väljas on pilkane pimedus, mina näen kõike, mis toimub siit. Sest see valgustab ära kogu selle ala, mis siin on. Nii et kui keegi üritab siin kellegi autot ära varastada või vandaliseerib või midagi, siis on kõik kenasti näha. Ja see on natukene suurema lainurgaga ka. Vanasti ma sain teha niimoodi, et ma seda nurka siit ei näinud ja nägin ainult seda jäneste ala, aga nüüd ma näen kõike seda ala korraga, nii et selline asi. Mul on teine samasugune kaamera veel. Kuskil. Ühesõnaga kuskil on. Moment ei tea kus, aga ühesõnaga on olemas. Siis, mida veel? Mida me huvitavat räägime? Osta.ee sain asja. Hästi palju läpakakusid, nii et tuleb jälle üks akude laadimine ja lammutamise asi ja siis ma teen endale ühe battery packi kindlasti, mida ma saaks kasutada kas või selle kaamera laadimisekski. Ja siis, keegi ei ole osta.ee minu mündikollektsiooni jätkuvalt ära ostnud, kuigi 150 euroga on müügis. Tavaväärtus on 390 midagi ühel komplektil, nii et jah, super cheapilt üritan müüa. Aga ei saa, näed. Ja siis, meil on siin terve hunnik igasuguseid autojuppe. Siin on üks andur Subarule, aga päris õige ei olnud millegi pärast, kuigi nagu koodid ja asjad nagu klappisid, aga pole õige. Õnneks ei maksnud eriti palju. See peaks olema vändpõlli andur. Ja siin on ka kirjas, et crankshaft position sensor. Aga jah, millegi pärast mu oma oli veits teistsugune, mis auto küljes oli, nii et see jäi moment vahetamata. See on mingi induktiivandur peaks olema. Nii et jah, siis siin on Peugeot'le sarniirid, sest auto on hakanud kolisema. Stabikavardu otsad, hästi pikad, nagu sidrunilgi olid. Siin on termostaat, mis ei läinud külge. Ja siin on veepump, mis ei läinud ka külge. Õnneks need 2 tükki kokku, 30 eurot. Väga kallis ei olnud, nii et pole hullu. Ja siin on meil Sparkplug Extreme. Subarule siis uued šüüteküünlad. Samamoodi koodi järgi tellitud. Need on õiged, vahe on 1,1 millimeetrit. Garantii 7 aastat või mitte garantii, up to 7 years of warranty. Nii et jah, 7 aastat garantiid siis. Nii et jah, see on teha, aga ma vahetasin ära, miks veepump? Sellepärast, et ma vahetasin ära hammasrihma ja hammasrihm oli sõna otseses mõttes hoopa-tubed. Hammasrihmal olid rämedad
iga hamba vahel oli reaalselt pragu. Nii et too rihm oli omadega väga kutu. Üritasin sellest ka videot teha lahtivõtmisest ja kokkupanekust. Lahtivõtmisest sai video tehtud, kokkupanekust aga mitte sellepärast, et ilm oli lihtsalt pask. Aga ta nüüd koos. Ma täna just põhimõtteliselt peale töölt tulekut paningi tosooli, panin hammasrihma, sain ma samal õhtul peale, kui ma ta ära võtsin. Natukene jebimist oli ja millegipärast oli seal mingi hääl, mida ma enda arust varem ei kuulnud, aga tegelikult too hääl oli ka varem seal, lihtsalt kõikide muude rihmade ja katete all ei olnud seda kuulda. Nii et kokkuvõttes midagi väga hullu ei olnud. Mina arvasin, et midagi hullu, aga pole hullu. Potentsiaalselt tekitasin vist ühe õlilekke sinna, aga ma arvan, et tollega on ka nüüd korras, ma panin sinna, seal on sisselaske nukk võlli küljes, on selline hammasratas ja hammasratta sees on sellised labad, mis liiguvad õlisurvega ja siis nad muudavad nukkvõli nagu asendit kolbide suhtes ja ka selle hammasrihma suhtes. Seal peal on üks selline, ta on ümmargune ja siis 3 pisikest polti on seal ja siis seal taga on tihend. Üldiselt seal ei peaks õli olema, aga võib juhtuda, et pole väga hullu. Aga jah, seal mul ei olnud uut tihendit kahjuks ja siis kui ma panin tule tagasi, enda arust keerasin kinni, aga siis kui ma proovisin, ma nägin, et natukene õli flingis välja ikkagi. Nii et mingi pisikene õlileke on, aga ma keerasin käsitsi, väikse lehtvõtmega keerasin kinni. Nii et ma arvan, et sai piisavalt kinni ja kuna ma ei olnud ikkagi endast piisavalt kindel, et see korralikult sai, siis ma lihtsalt superatakiga tegin terve ümbruse, sealt tegin kokku, nii et suure tõenäosusega ta ei leki. Kui lekib, siis väga hullu ei ole, et õli lihtsalt tilgub kuhugi ära ja too on hästi väike selline mikroleke, nii et midagi väga hullu ei ole. Õli ma ära ei vahetanud ja õlifiltrid ka mitte, kuigi ka need on olemas. Õhufilter on ka olemas. Ja siis Subarule rohkem asju ma ei tellinudki. Peugeot samamoodi õlifilter ja õhufilter on olemas, õli on veel osta, õli on vaja veel ära vahetada. Refid on ära vahetatud, sest vaadake välja, enam lund ei ole. Isegi kui tuleb, pole hullu. Ja siis jah, aga eks ma panengi siia videosse, panen väikse klipi sellest, kuidas ma lahti võtsin, väikse paneme soundi taha ja siis lisame selle siia videosse. Aga nüüd ma ei tea, ega väga midagi ei ole. Põhimõtteliselt jah, update on see, et me nüüd hakkame lapsi saama, nii et jah, although rasedustest pole veel positiivne, me pole veel tegelikult testi ka teinud, sest me ootame ära, sest me teame, et päevad on tulemas kunagi nädala pärast. Kui ei tule, siis teeme testi, sest come on, milleks raha raisata selles suhtes, et see on planeeritud lapse saamine nüüd lõpuks. Mina võib-olla ei olnud varem nii excited, aga nüüd kui me oleme reaalselt sellega pihta hakanud, siis minu excitement on võib-olla vaata, et suuremgi. Nii et sellised uudised siis, nii et jah, kui me ükskord, kui Carol ükskord rasedaks jääb, siis raudselt videos ma ka seda mainin ja Facebooki läheb ka kindlasti postita, sest see on ju tore sündmus, ma arvan. Nii et jah, selline värk siis. Aga hüppame nüüd keldrisse ja ma saan näidata vanu Subaru juppe ja ka uusi ei saa näidata, sest uued on ära läinud, aga ma vahetasin jah, mõned asjad seal ära. Ja lisaks vahetasin ühe rulliku ära, mis oli katki läinud, sest pinguti oli plastmassist ja ma lihtsalt ei keeranud ühte mutrit lahti ja siis lõhkusin pinguti ära. Kuigi ma sain lõpukokkuvõttes seda küll kasutada, seda konditsioneeri pingutit, aga ma ostsin lihtsalt 8 euro eest uue rulliku, uue pinguti ja ei midagi hullu. Pinguti oligi tegelikult rulliga komplektis, nii et väga hea. Ostsin sellisest kohast nagu trodo.ee. Leedust tuleb kaup ja ta tuleb küll veits kauem kui näiteks Halvadist või ladu.ee-st või automaailmast tellida, aga üldiselt
et kuna mul väga kiiret ei olnud, siis ma ootasin lihtsalt ära ja nädalaga jõudsid kõik asjad kohale. Põhimõtteliselt tellisin ja siis mingi 6-7 päeva jooksul jõudis kohale, nii et jah. Ja hinnad olid võrdlemisi soodsad, sellepärast ongi kõik need jupid ongi tellitud siit Trodo. Nii et jah, selline suht odavad jupid on. Kui ma oleks Alvadist või Ladu 24 tellinud näiteks omale esituled, siis oleks need läinud ligi 400 €, aga Trodost saab kuskil 310-320 €, nii et see ei ole väga hull. Aga mis me lobiseme, lähme alla ja vaatame, mida ägedat me oleme keldris teinud, sest ka seal on natukene muudatusi vist. Tegelikult väga ei ole, sest peale viimast videot tegema ei olegi väga mingeid muudatusi teinud, aga ikkagi lähme alla ja vaatame siis, mis seal toimub. Nii, oleme siis keldris ja nagu näete, siis väga midagi pole muutunud. Tegin teda lahust veits kangemaks, mis seal HHO generaatoris on ja siis siin on tehtud väike eksperiment. Siin oli kaaliumpermanganaat, mis muidu on lillat värvi, nüüd on ta punakas. Siin on väike pabler ka. See asi mul fucking õhku ei lendaks siin. Nii et jah, ülejäänu on sama. Toda toiteblokki pole veel kasutanud, aga võib-olla kasutan, nagu näete, kaaliumpermanganaat. Enamusiga teavad, missugune see välja näeb. Midagi väga fancy't ei ole, saab osta teatud poodidest, veepuhastus kohtadest üldiselt, kus seda kasutatakse. Siis nagu te näete, siis ka inkubaator on all. Pole siia midagi kasvama andnud, kutsa jõudis juba nurga ära närida, sellepärast ma selle siia alla tõingi. Nüüd ma mõtlen, mis ma sellega teen. Aga kindlasti ma leian midagi. Siis laua peal on mul paar karpi. Siin on mõned rullikud. Alustame võib-olla sellest, sest see on tehniliselt, mitte see rullik siin on see sama, mis on, mille ma külge panin. Põhimõtteliselt täpselt samasugune näeb välja. Tegelikult mul on ka üks metallist rullik kuskil. Kui ma selle üles leian, ma arvan, et leian. Neid ma saan kasutada mingite oma random eksperimentide jaoks. Muidugi, mis naljakas on see, et see on metallist esiteks. Huvitav on see, et seal oli ka selline kinnitus, mida mul tegelikult otseselt vaja ei lähe, nii et jah, põhimõtteliselt see auk, laagri sisemine ava on täpselt sama suur nagu ta kinnitus. Seal on lihtsalt umbes sarnane polt, millel on siis ka keere otsas mingi pikkusega ja siin on selline lapik osa, mis läheb siis ühte slotti, mis seal on. Aga see on ka päris hea. Nüüd ma saangi kohe panna sellega need siia, siit panna poldi läbi, panna siit ka seibi mingit pidi. Ja ühesõnaga, jah, nii on selline värk. Panen nad tegelikult ühte karpi kokku, on siin ja saab panna paar rihma peale ja siis saab mingi ülekande teha siit. Seda karpi pole vaja otseselt. Ja siis siin on teistsugune, see on selline lamedama rihmarullik. Ma ei tea, kuidas ta Peugeot'le näitas seda või Subarule, või oli Peugeot oma. Ma ei mäleta. Ühesõnaga jah, selline rullik, mis on siis ilma aukudeta, see lihtsalt keerleb. Nii. Aga lähme nüüd autoremondi päris osade juurde, sest need on hunnia. Aga see, mis siin, selles karbis on see veits huvitavam, sest siin on kõik need osad, mida läks vaja, et hammasrihm ära vahetada. Meil on siin paar sellist rullikut.
erilisi lõtke sees tegelikult ei ole. Need rullikud ilmselt oleks kestnud veel tükk aega. Aga jah, need, mis sinna sisse läksid, on täpselt samasugused ja põhimõtteliselt ilmselt sama firma omad ka. Nii et järelikult Subarul ikkagi on vahetatud hammasrihma mingil hetkel. Nii et tore teada. Ja siis siin on selline hammastega rullik. Et kõiki neid ma saan kasutada. Ma mõtlen, mis ma teen ilmselt oma mingite mootori ülekannete asjade jaoks. Ma võtan siit need kummid ära ja siis ma puhastan laagrid määrdest ära ja siis panen kuidagi, teen midagi ja siin on siis üks väike rullik veel ja siin on siis hydrauliline pinguti, mis ilmselt vist lekkis õli veits, aga jah, selline näeb välja. Siin on üks splint, mille peab ära tõmbama siis, kui kõik külge on pandud. Me saame vaadata, mis siin hydraulilise selle sees on ka, aga ma ilmselt seda selles videos ei tee. Ja siin on ka, peaks olema mingi, siin on lihtsalt mingi puks. Nii. Siin on see splint, mis oli uue küljes ja siis üks bolt ka, mis oli selle pinguti küljes. Ja siin on rihm. Ja nagu me näeme, siis vana rihm oli võrdlemisi nadi seisuga. Nagu näha, siis ta on ka hõõrunud siin juba kuhugi vastu. Ei tea täpselt mille vastu, aga päris suured siuksed praod on sees. Nii et ütleme nii, et oli suht viimane aeg see välja vahetada, vastasel korral oleks rihm võinud vabalt ka katki minna. Ja seda, kui kalliks see siis oleks läinud. Mitte üksnes rihma vahetus, aga ilmselt oleks siis ka mootori mingi kappremont pidanud tulema ja see oleks läinud kallimaks maksma, kui auto ilmselt väärt on. Nii et jah, see rihma komplekt oli mingi, mis ta oli, mingi 160 € umbes. Ei olnud 160, sellepärast, et kõik kokku läks 160, see oli mingi 140. Nii et jah, ja siis siin on meie osta.ee pakk, mis tuli täna, tegelikult ta tuli vist eile. Aga kuna ma remontisin autot, siis mul ei olnud aega järgi minna. Vaatame, kas saab teid kõrgemale panna. Ei, vist ei saa. Nii et teeme siis niimoodi, et paneme siia. Nii. Teeme väikse unboksimise enne. Ei ole neid tükk aega teinud. Aga hoiatan juba ette. Midagi väga huvitavat siin väga ei ole. Ja otsin ühe laadja ka juurde. IMAX. See on IMAX, ta oli mingi sarnane. Näeb selline välja. B6, V2 laadja on olemas ja siis balance charging. Tal osa neid väljundi kaableid ei ole. Aga pole hullu, need ikka leiab natukene rohkem funktsioone kui tollel teisel, mis on mingi China knock-off ilmselt. Nii et jah, kes igades selle pidi pakki automaati panema, tunnen kaasa tal või kes pidi selle automaadist välja võtma ja nagu käsitsema, sest see on freaking raske, lihtsalt see ei olnud kerge. Nii, vaatame natukene pakkematerjali. Ja siis siin on 2 karpi. Ei ole karpi. Need on palju suuremad, kui ma arvasin, need on väiksed. On sellised mikroampermeetrid, nii et ma saan teha mingi asjanduse, mis näitab, et on rohelisest tsoonis või midagi. Neid on 2 tükki. See on veits teistsugune. Selle maks on 50 mikroamprit ja sellel on 100 mikroamprit. Ja ise saab, tundub, et nagu värvid, et mis alad on nagu okeid või. See on 100 mikroamplit miinusskaalas ja plussis ka, nii et 50-50 või tähendab 100 ja 100 kummalegi poole, siis see on selline. Nii et ma pean leidma mingi asja, mis ma nendest teen. Võib-olla kasutan oma seina peal olevas projektis kuidagi
juba kukuvad kruvid ära, aga pole hullu. Neid kruvisid on mul nagunii päris palju, nii et jah, mikroamplitega pole otseselt väga midagi eriti huvitavat teha, aga kindlasti ma leian nendega midagi teha. Ja siin on terve ports, palju siin on 20 pluss 5, 35 läpakakut ja nagu ma näen, siis mitte ükski nendest vähemalt ei näita, et oleks laetud või midagi. Need on küll need nupud, mis näitavad laadimistaset, aga need ei näita midagi. Nii et jah, see on siis põhimõtteliselt kogu see ülejäänu kast, mis meil on. Need on mingi telliaku. Nii et jah, need on kõik põhimõtteliselt kutud, aga võttes siit liitium-ioon-akud välja, mis näevad siis sellised välja, saab neid eraldi kasutada. Mul on olemas taskulamp, kus ma saan kasutada ja tegelikult ma tahakski muretseda taskulampe, millel just on need akud, sest need on päris head ja kestavad päris kaua. Siin üldiselt nende telli ja telli omad valdavad. Nendes akudes üldiselt kasutatakse Samsung ja LG ja siukseid akusid, et päris palju olen saanud revive'ida ka. Siin on ilmselgelt mingi uuemat tüüpi telviaku, mis on ilmselgelt lapikute patareidega või lapikute liitium-ioon-sellidega, mis näevad siis sellised välja. Kas ta on rechargeable lithium-ion battery. Et need on kõik liitium akud siin põhimõtteliselt nagu põhimõttelt nagu need 18650, aga lihtsalt teistsugused näevad välja. Ja ma siit täna mõned võtan välja, mul on laadjad üleval ja ma panen need laadima ja siis vaatan, palju ma saan neid revive'ida. Mul on seal olemas ka sellised raamid, kuhu ma saan panna need akud niimoodi üksteise kõrvale ja siis ma saan ära ühendada, tehes need suureks, kas ma ei tea, näiteks kaks jadamisi, 3 jadamisi ja siis paralleelselt sellepärast, et mul on olemas see balance charger. Põhimõtteliselt sellega on mul võimalik teha 6 selli jadamisi, mis on siis 6 korda 3,8, 3,7 volti. Täislaetuna 4,2, 6 korda 4 on 30, 6 korda 4, 12. 24 volti, aga jah, suure tõenäosusega ma teen mingi 3 või 2 jadamisi ja siis paralleelselt panen mingi terve portsu. Nii et jah, mis siit kukkus midagi ära või? Lihtsalt mingi praht. Aga jah, nii on. Nii et siis suur kastides läpakakusid nüüd lahti võtta ja ega väga midagi muud ei olegi siin. Natukene autoremonti. Ma pean mõtlema, mul neid kaste natukene või kappe natukene palju. Veits nagu halb on liikuda siin. Jube palju nodi on siin. Aga jah, nüüd on see inkubaator ka siin, meil võtab ka ruumi. Aga ilmselt suveks, kui ma kuuri korda teen, siis ma viin päris palju asju kuuri ja siis saab siia natukene ruumi, aga see automaatika siin, see on kõige hullem asi, mis ma ilmselt kunagi teinud olen. Ikka väga palju asju on siin seina peal. Kas ma tunnen uhkust selle üle? Sure. Aga ma kasutan oma tavalisi teadmisi, nii et ma ei ütleks, et see midagi väga ekstra super fancy't on. Aga jah, see läks. Nii et jah, väike autoremont. Aga enne, kui te nüüd ära lähete, paneme siia lõppu selle video, kuidas ma seda autot lahti võtsin ja värki, paneme nad muusika mängima ja nautige siis seda lahtivõtmisvideot nii kaua. Aga minult poolt tänan kõik video vaatamast, like, kommenteerige, subscribe'ige ja kohtume järgmisel korral, kui meil on võib-olla
pere laiendamise uudiseid või midagi siukest. Aga seda kõike järgmisel korral, seniks kauaks, aga kohtumiseni.